South Korea. Tere tulemast, head vaatajad! Teie ees on Sina otsustad Lõuna-Koreas. Lõuna-Koreas seiklused toob teieni Kuulbett. Tundi tagasi tulime Souli südalinna. Nüüd läheb lapp ära ka, egast midagi. Hea vaataja, tee meile heategu ja share'i seda videot ning pane videole like. Sina otsustad. Tere tulemast, kallid vaatajad! Me oleme Pusani Toidu tänaval, kus toitu ja neid kauplus on lademetes. Ühesõnaga, me oleme juba natuke aega Lõuna-Koreas olnud, oleme teile näidanud igasuguseid erinevaid toite, roogasid, aga mõtlesime, et mis oleks parem, kui näidata, mida kõike saab tänavat Lõuna-Koreas osta, sest Lõuna-Korea on ikkagi tuntud oma tänava toidu poolest. Nii et mina olen kuskil 48 tundi paastunud teie jaoks, kallid inimesed. Mina soovitan igatahes ekraani taga teil võib-olla mingi toit valmis teha, mingi söök üles soojendada, sellepärast, et siin läheb korralikuks maitsmiseks. Siin on tõesti valikus kanas kuni külmutatud jäätiseni ja mina proovin need kõik täna siin Pusanis ära, nii et head isu meile kõigile. Nagu mainisin, tõeliselt palju kohti müüb erinevaid toite. Me oleme esimese juures one dumpling, one rice cake. Yes. Nii, tellisime siis pelmeene ja riisikooki, mis on siis vürtsikas kasmes, mis mulle kindlasti maitseb. Aga ei, nali naljaks, kui siia ikkagi satud, siis peab ju ära maitsema. Ja paneb tegelikult kõigepealt pannile sooja ja lõikab meil siin juppideks ka valmis, nii et päris korralik ports tuleb austada, ma arvasin, et seda tuleb vähem. Ma mõtlesin, et ma teen siin 20 putkat täna, aga mul on esimese putkage ju kõht täis. Saab isegi istuma minna. Või noh, restorani nurgake. Kokku läks siis 10 000 kohalikku, see on siis umbes 7 eurot, kausitäis pelmeene, riisikook, tükkideks lõigatud, vürtsikas kasmes. Mina ise arvasin, vaata, et ühe kaupa ostetakse siin. On loogilisem ka, kui ikkagi hinnaks on seal 5000 tükk, et siis on kausitäis pelmeene. Lasen korra jahtuda ja siis laseme hea maitsta. Proovime selle pelmeeni ära. Tõeliselt lihakas mulle maitseb ja mis ma pean ütlema on see kindlasti, et ma arvasin, et siin on veidi rohkem õhku jäetud, aga siin on neid 7 tükki. Ja nagu ma ütlesin, et me proovime täna erinevaid toite. Kui ma söön selle kausi ära, mul kõht jumal täis. Mul on veel riisikoogid täiesti söömata. Aga pelmeenisõpradele niimoodi, et hästi lihakas, mahlane maitsev, et ta jää kuivaks ja mõnusalt on soojaks lastud, nii et suurepärane suupiste. Ma arvan, et see läheb praegu mu lemmikute sekka. Nii, kunas me sinna natuke aega jäime molutama, mõtlesime, et teeme teiste inimestele ka ruumi ja vaadake, kui mugav. Alguses oli mul kaus käes ja nüüd ta andis papis kausi, pani kile, ütles, et ja minge eemal, saate seal ka süüa, et sa saad kaasa võtta väga mugavalt. Aga nüüd on meil siin riisikook, vürtsikas kasmes, mis on tavaline siin Koreas, nii et edu mulle ja edu teile kõigile. Selle vürtsika toiduga on alati see, et võtan esimese ampsu ära, ütlen kõigile, ei ole üldse midagi hullu. 5-6 sekundit ootad ja siis olen nagu, et miks ma seda võtsin. Aga jätame vürtsikuse korra kõrvale. Riisikook on väga huvitava tekstuuriga. Ta on nagu see natuke vahukomm, ta on nagu niimoodi pehmeks pekstud ja suus natuke sulab. Ma ütlen, et võib-olla paljudele lihtsalt see tekstuur ei meeldi. Mulle meenutabki sellist vahukommi, sellist nätsket vahukommi. Maitset iseenesest nagu väga pole, natuke riisi viskab, aga muidu on üsna maitsetu. Peale vaadates tundus see kimsi, aga tegelikult see on ikkagi mingi tainas, taigen, selline nagu pasta natukene. Ja ta ei ole nii vürtsikas kasmes, et kui me oleme restoranidesse maha istunud ja seal on see kimsi kaus pantud, täpselt sarnane punane ja kapsaleht, selline meenutab täpselt nagu kapsaleht, aga tegelikult see ei ole kapsaleht, see on selline taigen. Et see ei olegi nii vürtsikas. Ta tundus hullem, aga selline roa poolest pelmeenid olid etemad, et riisikook natuke jääb lahjemaks, aga täiesti söödav, täiesti toitev toit. Järgmisest kohast võtsime siis riisikooki veel niimoodi marinaadis seal ja kõrval kohe kalakook.
ja saab kohe öelda, et hinnaks on tegelikult 1000 tükk, aga nad müüvad 3 kaupa, aga müüja oli nii tore, et me võtsime siis mõlemat ainult üks, tahtis alguses panna 3 kalakooki, ütlesime, oi ei ole vaja, üks, ja ütles, et 1000 tükk siis, ehk siis 70 senti tükk ja kalakook läheb esimesena, nii et head isu. Kalapannkook, ausalt ka, kalapannkook. Minule ta nii väga ei maitse. Selline 50 ütleks, tavaline asi, mille ma lõpuks ära sööks. See riisikook on siis nüüd ilma vürtsika kasmeta, nii et proovime, kuidas ta niisama seal marinaadis on. Endiselt vahukomm, aga väga maitsetuks jääb. See on nagu lihtsalt jah, närid vahtkummi või midagi, et see minu teema pole. Ära ta närid, aga ta on nagu tõesti, et see on see, kui sul on kuu lõpus mingi 3,70 ja ostad nuudleid. Ei, sa ostad ühe riisikoogi ja sa näridki seda niimoodi. Ja elu läheb edasi. Me oleme nüüd need 4 asja ära söönud, no enam pooleks teinud. Minul on kõrtsud täis, operaator ka tassib korralikult, sööb pool ära. Ja ma vaatan, et minu ees on selline sushi-rull. Ja nagu lubasin, me maitseme täna 10-15 erinevat toit ära ja me hakkame veel tellime juurde. Aseo, one sushi, one. How much? 3. Kamsamnida. Suur sushi-rull lõigati tükkideks, mis on väga mugav, maksis 3000 kohalikku, ehk siis natukene üle 2 euro. Portsud on siin korralikud tänavatoidu kohta, et kui mina arvan, et ma tulen tänavatoite maitsma, siis tavaliselt on vast selline mulje ikka jäänud, et üks pulgatäis, paar kartuli, krõpsu, paar friikaid, aga siin saad nagu ikka täitsa praed kätte mõneti, nii et laseme hea maitsta. Selle kohta siis poolnaljakalt öeldaksegi Korea sushi, ehk siis Korea sushi-rull. Väga maitsev, mida võib-olla isegi olete mujal natuke saanud. Täidiseks siin porgand, tuuna ja riis. Ja tõesti, täiesti tavaline asi. Võib-olla siia tahad veidi sojakastet, siis oleks veidi mahlasem. Aga muidu laseksid terve selle rulli ära jälle kõht täis. Et see läheb ikka edetabelis tippu. Riisikoogis kindlasti ettepoole ja jääb sinna pelmeenid juurde, et väga mõnus kiiramps. Kamsamnida. Soolast on juba piisavalt söödud, siin on siis magus vahvel täidisega ja tegelikult siin ette on siis pandud restile need valmis vahvlid, aga vaadake, mis on. Seda hakati kohe tegema, pandi värskelt, kamsamnida. Pandi värskelt kõik maiused vahele ja saad ahju soojalt ikkagi maista, et siit natuke isegi aurab. Laseme hea maitsta. Väga mõnus, siin on vahel mesi, magus selline vahukoort meenutav kaste. Ja ta ei jää üldse kuivaks, vaata ta tundub, et jääb kuivaks, aga tegelikult on täpselt parajalt kõike. Ja pärast sellist soolast möllu, mis me tegime, sobib maguslik väga hästi. Mu kõht küll justkui ütleks, et nüüd on maguslik, et nüüd on kõik läbi, aga ärge muretsege, siin alles tuleb veel ja veel, nii et jätkame. Kamsamnida. Järgmiseks toiduks on siis selline taigna sees punase oa pasta. Sellisel kujul on tegelikult poodides ka neid saiakeisi, aga siit muidugi lausa panni pealt soojas kohe, aga vaadake huvitav, selline topsi sees serveeriti, tegelikult on täiesti kuum tõesti käel, et ma lasen natuke jahtuda selle ja siis saame maitsta. Hinnaks oli sellel siis 1000 kohalikku ehk 70 senti, nii et laseme hea maitsta, väga odavalt saab siin ikka suutäied kätte. 7-Elevenis muidugi täiesti teine kaup, kui niimoodi autentselt kaupmehelt toidumüüjalt siit tänavalt osta, aga see punasoa, mina ütleks, et see on pasteet lausa, punasoa pasta, pasteet, tal on ikkagi selline hästi maitse, selline tugev maitse, et kes on selle fänn, see on selle fänn. Mina nii suur austa ei ole sellel, küll aga 1070 senti sellisest täiesti hea magustat jällegi kõrval, et ega ta midagi nagu häda pole, aga kellele maitseb, selle maitseb, kellele ei maitse. Oleme jõudnud järgmise toidukäru juurde ja siin on siis magus riisi Korea pannkook täidetud seemnetega. Et selle toidukäru kiituseks saabki kohe seda öelda, et tegelikult 3 erinevat pannkoogi valikut on sulle laua peal. Need pannakse muidugi kokku, mõlemalt poolt on riisi pannkook koos, aga meie ees on siis näha erinevaid täidiseid. On jälle seda punasoa täidist, siis on seemnetega ja siis on mee täidis. Ja meie võtame just sellepärast seemnetega, sest öeldi, et see on kõige traditsioonilisem ja siin on kirjas it is really delicious, et see on tõeliselt maitsev. Kamsamnida. Olin järjekorras viimane, aga vaata, kui võtad ikkagi kõige kohalikuma kraami, saad kohe kõige ees kätte. Ühesõnaga, kui pannkook sai valmis, riisi pannkook, siis tegelikult lõikas ta kääridega selle lahti ja pani seemned sinna sisse ja maksis 2000 vonni ehk siis eurodes 1,40. Ega ta väga pannkooki meenuta, võib-olla siis natukene. Ikkagi esimene maitse on kohe riis.
aga siis viskame neid seemneid, mis on väga mõnus. Aga sees on ikkagi magus mesi, magus mingi suhkrusegatis, et see teeb lõpuks ikkagi pannkoogi. See tegelikult mulle maitseb rohkem kui see punase oa pasteediga siis täidetud küpsetised. Ja see on täitsa mõnus, et just need seemned annavad hea tekstuuri. See on nüüd juba kulutamine, ma ütleks. Tulime järgmise toidukäru juurde ja see on siis selliseks popiks saanud magustot järsku siin Koreas. Kuigi peab vaatama, et ümberringi kedagi pole, võib-olla mina ainuke loll turist. Suhkru glasuuriga üle kaetud viinamarjad. Samuti sa saad valida siin mandariinide näol, segu näol ja veel on teisi maitseid. Aga ma arvan, et see on ikka korralik suhkrupomm, nii et laseme hea maitsta. Hinnaks oli 4000 kohalikku, see on siis alla 3 euro natuke. Ossa vana. Suhkruglasuur on peal ja sees on täiesti tavaline viinamari. Mulle tundus, et äkki viinamari kuidagi lõtsiks jäänud niimoodi. Täiesti tavaline värske viinamari. Ehk siis niimoodi pandud viinamari toki otsa, glasuuriga üle. Väga magus, ma saaks aru, et lapsed seda sööksid hulga, nii kaua kuni halb hakkaks. Midagi erilist pole, 4000 väärt pole, aga väga hea magustoid, sest suu saab magusaks. Aga ärge üleses pange. Magusat on söödud küll ja küll, enesetunne hakkab veidi minema kõikuvaks, aga sellegi poolest meil on maitsta veel palju. Üks väga tuntud Korea roog on siis toki otsas kanatükid, öeldakse chicken skewer selle kohta ja see on teriyaki kastmes ja tehakse praegu grilli peal rahulikult gaasipõletitega. Tuul on täitsa kõva juba, ma arvan, et siin saaks väikse jaanitule teha, aga ühe tüki hinnaks on siis 4000 kohalikku ja päris äge tegelikult tõesti, et vaatasin jälle, et seal vooliumi peal on paljud tükid valmis, et ta äkki annab jälle mingi seisnud tüki, aga läheb kohe uueks tegemiseks. Teriyaki, njämm. Siin kohalikud ka naeravad, ma arvan minu üle rohkem, et tuleb mingi tüse YouTuber siin, nagu oleks USA mingi toidublogi, maitseb kõik putkad ära, kõik toidukärud käidud, homme räägivad, no räägite seda poissi seal või? Aga tegelikult väga lahe näha, kuidas selle siin ikkagi elu käib, gaasipõletitega tehakse ka minu varas valmis. Ja seda näete tegelikult päris paljudes kohtades, seda on nähtud isegi E-Mardis, 7-Elevenis, et selliseid kanavarded müüakse tegelikult üle Korea, aga võtame meie muidugi siit värskelt kohe toidukäru kõrvalt. Täitsa tuuliseks ka läinud, aga kanavarras see valmis, kana mulle maitseb, teriyaki ei ole tuntud kui kõige vürtsikam marinad ka, nii et midagi ei tohiks minul selle vastu olla, nii et laseme hea maitsta. Mõelge, suvi, 25 kraadi Eestis, esimene grill läheb peale ja täpselt niimoodi. Kana ilusti grilli peal, heas marinaadis, veidi magusas, veidi vürtsikas ja tõesti, nagu sa slõkk lihtsalt siit toidukäru juures. No see on minu teema, see läheb pelmeenidega ülesse täna, see läheb pelmeenidega ülesse. Liha ilusti küps, marinaad super luks ja kui lihtne seda süüa, no super. Nii, järgmine toidukäru minu ees, teie ees, kohalik mees juba teeb siin valmistusi, aga otsetõlge ütles siis, et see on munaleib ja see on maapähkleib. Kamsamnida. Tükk hind oli siis 3000, 2 eurot, 10 senti ja 2 kotitäit saime täitsa, et isegi ma ei usugi, et seda ühe kaupa saad osta, see oleks lollus. Aga vaatame kohe selle munaleiva ära siis, nagu ta ütles. Noh, ta meenutab muna, eks ta tõlge sellest tuligi, aga mis siin sisemus on? Täidiseks ole. Jälle see uba, ma ütleks. Nüüd on valge, aga noh, muna kujulinud oli ja munaleivana, ennast otsetõlkes siis Google'is tahtis öelda. See munakujuline küpsetis, kuigi nägite, et seal oli palju täidist, siis ta jääb ikkagi kuidagi kuivaks üllataval kombel. Meenutab sellist mini-pannkooki, aga minu jaoks ta jääb natuke liiga kuivaks, aga magus. Selline magus suupiste. Siin on siis maapähkli küpsetis. Võt see juba tekstuurilt meenutab küpsist. Maapähkli küpsis. Ongi hästi tugev maapähkli maitse. Nagu maapähkli võit paneksid seal peale, aga ilma võita lihtsalt. Tavaline küpsis. See isegi mulle maitseb rohkem kui see munakujuline. Väga hea snack. Mango, okei. Ja, oleme järgmise toidukäru juures ja hea muusika käib. Oh, cool chain. Chain. Muidugi võlts, aga fashionista. Mõnus muusika, good music, good party. Soos. Okei. Oh, kamsamnida.
Amen. Best thing. 할렐루야. Halleluuja. Halleluuja. Kamsamnida. Oi, väga teenindus ka. Kamsamnida. Nii, magustoite jätkub, soolastoite jätkub ja järgmine, mida me maitseme, on siis raindrop cake ehk siis nagu vihmapiisa koogike. Ja nägite ju äge toidumüüja seal oli, näitas, kuidas kõike peab segama. Mina võtsin siis mangomaitselise pallikese, näitas, et võtad siit tükikese, siis võtad siit mango kastet kõrvalt, näe juba võidi pudistasin ja küpsise puru peale, lasud tuul ära lennuta ja kõik koos. Milline kooslus, kui pehme, suus sulav, tõeliselt ja YouTube. Here, Korea singer. Korea singer, singer. Laulumees. Name Aladdin. 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 I love you, Aladdin. I love you. I love you. Õnnite Lõuna-Korea tänavatel. Iga toidukäru võib üllatada omamoodi. Mõni maitse on eriline, mõni inimene on eriline. Ja praegu meie kokaks oli Aladdin. Ütles, et on kuulus laulja, kuulus kokk. Nägite, mis see show tegi? Laulis, tantsis, andis esimese ampsu mulle niimoodi. No milline teenindus? 2,80 eest raindropi koogike ja Aladdiniga paar sõna juttu. Ei ole elul midagi viga. Maitseb see koogik väga hästi. Suus sulav, ütleks lausa. Selline tarretis on siis see mango pallike siin. Siis on mango kaste hästi magus, aga samas see küpsise puru selline kõik, ta ei ole päris küpsise puru, ta on lihtsalt selline puru. No tavaline puru. Riib sai, riib juust. Aladdin ütles, et see on Aladdini puru. See on Aladdini salajane retsept, ma ei tea, ma ei tohi öelda. Aga koos kõik töötab väga hästi. Mina ütleks isegi, ma olen veidi tarretise sõber, nagu mulle maitseb ka niisama see mango palju ära süüa. Ta ei ole liiga magus, mõnus tarretis ja kõik on suurepärane. Mul tunne, et me oleme siin täitsa kuulsaks juba ka saanud. Lapsed vaatad, Aladdin vaatab. Tulge oske, best. Mulle Aladdin juba nagu petab mind. Järgmine klient tuli ja samamoodi andis talle lusika niimoodi suhuna. Ma mõtlesin, et mina olen eriline. Tegi küll sellise erilise tunde. Mõtlesin, et oi, kõige ägedam vend. Nüüd ta teeb järgmisse klientidega täpselt samamoodi. No kurat, ei, business mees, show mees. Niimoodi peabki käima. Ei, minu lembikmees praegu siit tänavalt. Aladdin kindlasti. A higher amplitude equates to a higher volume. You should not go looking for trouble in your condition. The bones of the skull also encase the inner ear. Your singing? Karaoke? Aladdin näitab, kuidas ta karaoket on laulnud. Tundub nagu mingi telesaade, TV-show. Wow! In Busan? Busan? Aladdin. Showman! Bravo, Aladdin. Take care, Aladdin, take care. Tšau. Kuule, Põhja-Korea on ka kohal järsku. Vaata kõrvale. Ei, tegelikult piloodid tulid aga niimoodi järsku. Iga toidukäru saab eriliseks teha. Tegelikult vaatasime, tavaline magus toit, no proovime veel ühe ära. Ja mees suutis lihtsalt teha selle kõige ägedamaks toidukäruks siin Toidu tänaval. Aladdin tuli, rääkis paar ingliskeelset sõna, sa ei pea palju teadma. Hei, welcome, tule, maitse. Ja vaadake, ta isegi võttis aja, ta võttis kuskil 2 minutit, ei teeninud neid kliente. Tuli välja, tegi pilti, jagas enda YouTube'i ja nägid, kuidas YouTube'is karaokes laval tuli. Ülikond seljas, omasse, mikker käes, praegu oli lusikas mikriks, aga tõesti, kui keegi peaks Lõuna-Koreasse sattuma, täpsemalt Busanisse siia Toidu tänavale, otsige Aladdin üles, öelge, et meie tervitame teda, näidake seda videot, mis nüüd on, ütle, et need poisid tervitavad Eestist ja lööge talle kindlasti ruska, sest see mees teab, mida ta teeb. Ma ütlen niimoodi, et ettevaatlikult tähelepanu tegemist on toidureklaamiga ja sööge ikkagi õiges koguses, sobivas koguses, nii suures koguses ma ei soovita kellelgi süüa, aga meie toome kõik need maitsed teieni, nii et korra seedime ja siis vajutame edasi. Oleme nüüd täitsa siia kila alla tulnud, tuulevarju tulla ja väga huvitav putka on siin üles pandud. Et kindlasti väga tuntud Squid Game, üks tuntumaid Korea draamasi siis üle maailma, Netflixis vallutas maailma täielikult ja seal oli üks selline vahemäng, kus siis suhkrusiirupist olid kujundid
tähek, vihmavari, süda, ring. Meie võtsime muidugi vihmavarju, sest see oli kõige raskem. Seal paljud mängijad välja kukkusid. Ja siis see on toodud selliseks äriks. Et mõelge, Korea draamas Squid Game'is hakkas selline show pihta. Vaadati, et oi, kui hästi läks peale. Ruttu käru püsti, ruttu hakkab müüma. Ühe küpsisi hind on siis 3000, see on natuke üle 2 euro ja antakse sulle nõel ja ilusti selles plastkarbis ja saad siin nikerda. Nii et kuskil 15 minutit oli vist aega seal show's, nii et proovime meie 10 minutiga ära teha ja ma garanteerin teile, katkis ei lähe, ma teen selle ilusti ära. Ja täitsa tuli kuum on veel, et ma olen erinevaid taktikaid näinud. Küll on lakutud seda küpsist igatepidi, suu on suhkruja koos, küll selle nõelaga rahulikult tõksab. Nii et võtame siit nõela ja hakkame rahulikult vajutama, et tegelikult olen kogu aeg tahtnud seda ära proovida ja täitsa äge, et Lõuna-Koreas siin saab selle ära katsetada. Mina hakkan lihtsalt vajutama, öeldakse, et tee niiskeks. Oi, katki läks, ei läinud. Aga vaatame, ma tahan lihtsalt tunnetuse saada, kui tugevalt see on. No siit saab tegelikult... Ai, ka ei tohigi väga tugevalt. Et niimoodi kraapides on täitsa hea minna tegelikult siit. Ma ei hakka siin väga mäkerdama, ma olen näinud küll videodes, kuidas kõik teevad suuga kokku, võtavad küpsis üles, lakuvad kõik tagant ära, aga ma arvan, et selle nõelaga täitsa... Rahu, see oli kõik kalkuleeritud, ma täpselt nii tahtsingi, täielikult vedas, sest vihmavarju ots ikka terveks, väga vedas, aga ma ütleks, et veerand on tehtud ja väga, üks kergemaid osasi võib-olla. Nüüd hakkab see siksak siit vihmavarju juurest, aga saab hakkama. Ma maitsin ära ka selle küpsis, eks ta suhkrusiirupis selline magus ole. Natuke nagu piparkook, aga hästi glasuurine. Suhkrusiirup. Täielik kukekomm, kui natuke hoiad suus. Täitsa hea küpsis. Niisamagi ära süüa. Ma teen siit korra katki, vaatan, kas juhtub midagi. Võib öelda, et ma saaks praegu siis Squid Game'is kahjuks eemaldatud. Et ma langeks eemaldatud ikkagi, surma ma ei saaks. Ma ütleks niimoodi, kamsamlida ja kõnniks rahulikult eemale. Vabandust. Aga nagu nägite, ei ole mõtet siia laksu panna, sest läks kõik sealt katki. Aga rois boksi kotti lüüakse ka taga. Täitsa tore tegevus tegelikult, et kellel aeg on, tulge siia, oskes üks piparkook küpsis ja mässake sellega tund 15, 2 tundi, 3 tundi, mis iganes aega kulub. Et siin on vaja tegelikult kannatust ja rahulikult panna. Meie lihtsalt maitsesime seda ja tegelikult äge tegevus jälle, mida teha, et siin on väga paljud lapsevanemad oma lastega mõllamas ja kui seda küpsist ära süüakse, vaatan, et pannakse ilusti kilekotis koju kaasa, nii et üle ei jää midagi. Kamsamlida. Nüüd Aladiiniga koos maitseme ta sõbra tehtud maiustust. Cheers! Terviseks! Ja tisu! Magic! Kamsamlida! Magic taste! Aladiin! Kõndisime siit veel mööda, siis Aladiin ütles, et tal on sõpruse kolmnurk, et tal on siin kõrvalsõber, eessõber, saatis siia kõrvale ja väga äge ärra oli. Oskas natuke inglise keelt ja tal oli isegi kaartike, kus oli väga palju informatsiooni olemas. Ja ütles, et oota, härra, ma teen sulle ühe magic show. Ja siis tal oli selline suur nagu taignatükk, tegi selle justkui söörikuks, ehk siis oli üks ring. Ja siis ta hakkas järjest venitama seda, kuni seal oli üle 6000 ringi ja lõpuks sai sellest nagu selline draakoni habe, nagu ta ütles, siidine magustoit, sees on pähklid. Ja siin on vaarika maitseline kate ja traditsiooniline kate. Ja tegelikult väga maitsev selline pulber, aga need pähklitükid teevad selle väga mõnusaks. Nii et väga äge show käib siin Aladiini kolmnurgas, nii et tõesti soovitan avastada tervet seda toidutänavat. Ega veidi jahedamaks on läinud, aga lõpetame selle korraliku mugimisega kohaliku joogiga. See on siis virsiku jäätee, hea kosutav jää peal. Värske kraam, Opele väike kohvi ka. Tõmbab käima veel, aga tõesti, nagu sügis lõppeb lausa, ma ütleks, et minu jaoks oli siin suvi ja nüüd on järsku talv käes, et tuul on täitsa tõusnud. Aga Busanis, kui palju siin on avastada, kui palju on veel siin tegelikult teha. Ja mina kartsin, et kõik toidud on väga vürtsikad, aga väga vähesed olid. Minu lemmikud olid pelmeenid ja siis kanavarras, vapustavalt head. Ja kindlasti tervitused Aladiinile ja ta sõprade seal, millise show nad tegid. See oli suurepärane kogemus siin Busanis. Aga meie hakkamegi Busanis asjad kokku vaikselt panema ja teiega, kallid vaatajad, näeme juba Soulis. Cheers!